Thank you very much. Aitäh, tänan väga. Ja te juba tänate siin ette, enne kui ma olen üldse midagi ütelda jõudnud, aga tegelikult ka mul on väga oluline siin täna olla ja ma olen väga meelitatud, et mind siia paluti esinema. Nii et aitäh kutse eest. Ja minu nimi on Binna Kandola ja esinesin ühel konverentsil 4 nädalat tagasi ja inimene, kes mind sisse juhatas ja tutvustas, ütles, et järgmine kõneleja on Binna Kalada. Ja mina ütlesin kohe, et mina ei ole Binna Kalada, aga mina olen Binna Kandola. Millest me siis täna siin räägime? Me räägime siin eelarvamustest, sellistelt alateadlikult tekivatest eelarvamustest ja ma olen selle teemaga tegelenud praeguseks juba oma 13 aastat. Ja kõneleme sellest inimestega nagu teiegi siin täna ja siis me räägime, et meil on olemas seadused, meil on olemas organisatsioonid, igasugused kokkulepped, mis peaksid ju võimaldama normaalset situatsiooni. Meil toimuvad igasugused kampaaniad, aga kas on väga palju muutunud tänu sellele? Ilmselt mitte nii palju, kui me oleksime lootnud. Olgu siis tegemist erasektoriga, avaliku sektoriga, olgu töötajatega pankadest või kuskilt äriettevõtetest. Kõik ütlevad, et tegelikult asjad ei liigu, midagi ei muutu. Ja küll seadused on, aga sellest olenemata reaalne olukord pole väga palju muutunud. Nii et sellest tulenevalt ma siis hakkasingi nagu süvitsi asja vaatama, et mis siis toimub. Olen läbi viinud uuringuid koos erinevate psühholoogidega ja jõudsime siis sellise tõdemuseni, et meil on tõesti probleem ja paraku probleem oleme meie ise, inimesed. Ja probleem ongi selles, et meil kõigil inimestena on omad hoiakud, oma eelarvamused. Ja 7 miljardit inimest, kes siin maailmas elavad, siis kokku tähendab see seda, et meil on 7 miljardit erinevat eelarvamust. Aga ei saa ju öelda nii, et maailm jaguneks nagu 2, et on olemas inimesed, kellel on eelarvamused ja inimesed, kellel ei ole. Ma pigem nii jagaksin inimkonna 2 lehte lähtuvalt sellest, et on inimesed, kes mõistavad, et neil on sellised erinevad hoiakud ja inimesed, kes ei anna endale aru, et neil nad tõesti olemas on. Ma olen kokku saanud hiljuti teiste riikide esindajatega, kes ütlevad mulle peale seda, kui ma olen öelnud, et tegelikult meil kõigil on mingisugused eelarvamused, siis mõned on mulle öelnud, et mina teen ise oma järeldused inimese kohta paari sekundi jooksul, kui ma selle inimesega olen kohtunud. Ja ka siis sind ma ju ei tunne, ma ei ole sind varem kohanud, ma ei tea, milline inimene sa oled, aga jah. Mina ütlen, et sa eksid, sa oled juba kujundanud minust oma arvamuse. Nii et see ei ole mingisugune saladus. Vaadake kas või homme veebilehelt, et teil on nii palju töötajaid ja kas te tõesti arvate, et te olete suutnud olla õiglane kõigi nende vastu ühtemoodi? Ja see oli inimene, kes arvas, et ta on niivõrd õiglane ja suhtleb kõikidega ühtemoodi. Nii et see tähendab jällegi seda, et inimene, see konkreetne inimene, kellega mina kohtusin ja ütles, et temal eelarvamusi ei ole, ta ei anna endale seda isegi aru. Ja milleks siis on selliseid konverentse vaja, nagu me siin täna oleme? Ikka sellepärast, et sellest kõigest vabaneda. Ja sellised inimesed, kellest ma teile praegu räägin, tema arvab, et temal ei ole siit konverentsilt midagi õppida, sest temal ei ole eelarvamusi. Aga kui mina hakkan eelarvamustest rääkima, siis ma räägin sellest laiemas tähenduses. Ma räägin sellest kui mõtteviisist, sellest, kuidas inimesed on harjunud mõtlema. Ka Mari-Liis mainis midagi taolist, rääkides rutiinidest, harjumustest. Ja kui me kordame mingisugust tegevust ja mõttemalli üle ja ümber kogu aeg, siis ega me ei muuda seda väga. Aga see tähendab seda, et väga raske on jõuda ka arusaamisele, et me oleme tegelikult juba valest lähtekohast alustanud seda liikumist.
nii et selles mõttes, kui me ei tegele asjaga spetsiifiliselt ja ei analüüsi seda, siis asjad ise ei muutu. Nii et nüüd selles ettekandes ma tahangi rääkida sellest, kuidas eelarvamused tekivad ja mis mõju neil on meie otsustele ja milline peaks siis olema sellest tulenev tegevus. Missugused peaksid olema need sammud ja mõned nendest sammudest on tõeliselt lihtsad. Nii et küsimus ei olegi mitte selles, et neid samme oleks võimatu võtta, et nad on nii keerulised, vaid pigemini jääb puudu motivatsioonist. Ja mispärast siis on mõned inimesed rohkem motiveeritud mingisuguseid samme astuma, mitmeid meetmeid ette võtma ja mõned ei ole üldse motiveeritud midagi muutma. Mul on siin 2 joont, mis horisontaalselt jagavad nagu selle pildi 2. Kumb teist, milline nendest joontest teile paistab pikem? Aga ei ole, eks ole. Tundub, et kui me ta nihutame allapoole, et siis alumine joon on lühem, aga tegelikult ei ole. Oranžid jooned on ühepikkused ja üks minu kolleege ütles, et kas see on nüüd see, mida sa tahad saavutada? Mina ütlesin ei, vastupidi. Ma tahaksin, et nad ka reaalsuses oleksid ühepikkused need jooned, mitte et nad paistaksid olema ühepikkused, vaid oleksidki. Ja see tähendab seda, et meie arusaamised on juba natuke vildakad algusest peale. Ja kui me räägime siin 2-dimensioonilistest kujunditest ja 3-dimensioonilistest kujunditest, see ongi see, mis sellise optilise pettepildi meile tekitab. Asjad paistavad olema ühesuurused, aga midagi, mis on meile lähemal, see on optiline silmapette. Ta ei ole pikem kui see tagumine joon, ta lihtsalt paistab. Aga see on midagi niisugust, mis toimib automaatselt. Me ei saa sellega mitte midagi peale hakata, see lihtsalt on inimeses niimoodi, et me seda tajume erinevalt. 6 aastat tagasi viisime läbi ühe uuringu, kus me palusime inimestel osaleda ühes psühholoogilises testis. Astuti ruumi sisse, umbes sama suures ruumis kui siin ja ruumi lõpus oli lett ja leti taga seisis keegi. Ja tema kohal oli siis silt katse või eksperiment. Inimene astus leti juurde, talle anti üks formular, mis tuli ära täita ja inimene selle leti taga ütles, et ma pean selle nüüd klamberdama kokku ja tegi seda leti all ja andis selle tagasi inimesele ja paluti tal siis teise ruumi minna. Ja meie katse alguses ja lõpus see inimene, kes kummardus sinna leti alla klamberdamiseks ja see, kes sealt tagant püsti tõusis, ei olnud üks ja sama inimene. Ja inimesed tegelikult seda ei märganud. Märgati tuba, letti ja seda silti, aga ei märgatud, et leti taga tegutses nendega 2 erinevat inimest. 80% ei suutnud seda vahet märgata. Küsiti pärast, aga nii, et isegi kui inimestel olid erinevad riided leti taga, see, kes alguses maha kummardas ja teine, kes tema asemel püsti tõusis, ikka ei pandud tähele, et oli 2 erinevat inimest. Ja inimeste puhul on midagi niisugust, mida kõik märkavad. Mis on need asjad, mida ühe inimese juures märkavad kõik? Sugu ja värv, nahavärvus, jah. Või siis tõesti sugu. Seda märgatakse, see on automaatne, see toimib pidevalt. Ja samamoodi see skeem siin, see optiline silmapette, see on ka midagi niisugust, mis toimib meis automaatselt. Ja kõik need muud asjad, väikesed, neid ei märgata, seda ei panda tähele. Nii et nahavärvus, sugu, võib-olla vanus või kui kellelgi on mingi füüsiline puue, seda kohe märgatakse. Ja see ei ole omane ainult mulle, see on omane kõikidele inimestele. Need on need erinevused, mida me märkame. Ja mõned märkavad rohkem erinevusi, mõned mitte, aga see ei tähenda seda, et need, kes on võimelised rohkem erinevusi märkama, on kuidagi paremad inimesed kui teised. See lihtsalt on niimoodi. Vaadake nüüd seda ümberpööratud tegelast. Kes see on? Kõik teavad. Obama, loomulikult. Üks on, aga teine ei ole. Üks on. See, kes on vasakul, see on ilmselgesti Barack Obama, aga see, kes on paremal pool, see ei ole Barack Obama. Ja kui te oleksite vaadanud seda pilti alguses, siis te poleks arugi saanud. Ja kui Barack Obama vaataks peeglisse, siis ta ka ennast niimoodi sellisena ära ei tunneks. Aga see ongi nüüd see, mis on inimestele omane. Hästi kiire otsuse langetamise protsess, nii-öelda mõtlemata, analüüsimata. Ja see toimib. Nii et süsteemis on mingisugused vead.
ja see tähendab seda, et neid vigu, süsteemis olevaid vigu me peaksimegi suutma märgata. Nüüd parempoolsel pildil me näeme, et silmad on fotol tagurpidi. Aga meil on piisavalt palju muud infot sellel fotol, mis annab meile võimaluse otsustada, et tegemist on Barack Obamaga. Nii et hästi kiire otsus on meie poolt langetatud nii-öelda muudel olulisemate tunnuste alusel. Ja parempoolne või vasakpoolne, kes on Obama, me ei ole temaga isiklikult kohtunud, aga me kõik teame, selline ta välja näeb. Ja teiste sõnadega, me näeme teda sellisena, nagu me tahame teda näha. Nüüd, kuidas see puudutab otsuse langetamist? Inimesed, kes ei ole koolitatud intervjuusid läbi viima, nad langetavad otsuseid kandidaatide kohta praktiliselt mikrosekundi jooksul, ilma et nad oleks süvenenud või üritanud märgata neid olulisi aspekte, mis kohe silma ei hakka. Ja ma siin ennem rääkisin ka ühest inimesest, kellega ma rääkisin, kes ütles, et ma suudan 10 sekundiga selgeks teha, kellega mul on tegemist ja nii edasi. Võib-olla tõesti väljanägimise ja võib-olla kehakeele alusel kõige olulisema, aga mitte seda, mida inimene endast kujutab. Nii et me langetame otsuse liiga kiiresti. Ja kui nüüd selle intervjuu käigus näiteks intervjueerija langetab peas otsuse, ei, see ei ole päris see, siis see on võib-olla liiga ennatlik. Ja kui see otsus on jaa, siis see tähendab seda, et ta annab endale võimaluse nagu analüüsida intervjuu käigus veel midagi enamat, mis kohe ei tule välja. Ja siin on siis need erinevad selektsiooni võimalused nagu avarduvad. Ja huvitav on see, et kui sellised koolitamata intervjueerijad viivad läbi tööintervjuud, siis tegelikult ei ole võimalik eristada head kandidaati halvast kandidaadist. Ja sellisel juhul võib-olla on õigem kandidaat leida hoopis juhuvaliku alusel. Vähemasti on see õiglasem. See on soovitus mulle teie poolt. Ehk teisiti öeldes, minu soovitus on kasutage ainult hästi ettevalmistatud intervjueerijaid või siis vastasel korral juhuvalikut. Ja kui me vaatame organisatsioone või töökohti, siis tihtipeale me näeme, kuidas on üsna sagedased olukorrad, et töötaotleja saadab ühe intervjuu, ta saadab oma CV, mis tõstetakse nii-öelda automaatselt teise kasti ja siis, kui ta oma seda CV-d natuke muudab, siis ta võib-olla läheb läbi. Professorid ülikoolidest saadavad oma CV-sid ja siis, kui neile esitatakse küsimus, tähendab intervjueerijale esitatakse küsimus, kas te nende CV-de põhjal olete võimelised tõesti otsustama, kui kompetentne see inimene on. Ja kas te näiteks suudate sellele inimesele pakkuda välja, mis võiks olla tema palgatase, millest ta alustab. Ja testis oli 150 professorit ja tegelikult intervjueerijad isegi ei tabanud ära, et pooltel nendest katses osalejatest oli esitatud ühesugused CV-d. Ja üks nendest, John, ütleme, sai 7-punktilisel skaalal 6 ja täpselt analoogiliselt CV-st anti teisele inimesele 3. Ja nüüd Johnile pakuti $2500 esmapalguks ja teisele pakuti 26 000. Ikkagi jälle niisuguse mingisuguse otsustuse alusel, millel tegelikult puudus põhi. Ja täpselt samasugused mehhanismid toimivad ka siis, kui me langetame otsuseid, kas siis soopõhise või mingisuguse muu tunnuse alusel. Kui näiteks naisterahvas otsib tööd, siis ilmselt tema jaoks on see latt natukene madalamal. Nii et võib-olla alguses naisterahval on saada tööd lihtsam, sellepärast et eeldatakse, et mehe nõudmised on kõrgemad. Me arvame, et me oleme õiglased, aga tegelikult ei ole. Me lihtsalt kasutame erinevaid kriteeriume inimeste suhtes ja see ei ole õiglane. Ja teiste sõnadega me näeme seda, mida me tahame näha. Naised ei oska parkida. See on selline levinud arvamus. Mina tean, teie teate. Mari-Liis raputab pead. Neil on erinevad ajud ja erinev mõtlemise viis. Umbes nii, et nad ei suuda seda teha selle pärast. Aga näiteks, kui ma laupäeval lähen oma kohaliku supermarketisse ja keegi tagurdab sealt, siis mina närviliselt mõtlen, et no kuule, sa ei saa sellega hakkama, miks sul mees rooli taha ei lähe.
ja siis, kui ma sõidan tast mööda, siis järsku selgub, et oligi mees rooli taga. Vot seda sorti inimesed me oleme oma ennatlike mõtetega. Selle kohta on tehtud ka uurimistöö. 2 gruppi inimesi. Naised olid esimeses grupis ja eelarvamus oli kohe, et kindlasti ei saa selle parkimisega hakkama, sellepärast et teil puudub ruumiline orientatsioon ja ainult mehed. Ja loomulikult siin on ainult need postikesed ja kui te puudutate neid, siis saate miinuspunkti. Et ühesõnaga üritage midagi teha, aga naised teises grupis rääkisid kõik seda, mis eelmine grupp sai teises varvingus ja terves, et te suudate parkida nii nagu iga mees võib seda. Ja mis te arvate, mis see tulemus oli tegelikult? Siin adresseeriti neid stereotüüpe. Esimene stereotüüp, naised ei oska parkida ja teine oli siis väljakutsega. Tõesti, et kõik on valesti aru saanud sellest. Ja loomulikult see teine grupp tegi paremini kui mehed ja siin on tõesti väga oluline, et ülesanne oli täpselt ühesugune, aga kontekst, mis oli selle ümber, oli eri rühmade vahel erinev ja kui te muudate seda, siis on ka vastavad tulemused. Ja selliselt me kohtame ka kõiki inimesi koolis, ülikoolis, töökohtades. Ja kui keegi näiteks alahindab sinu võimekust näiteks õpetaja õpilaste vahel või lektor kuulajatel või tööandja ja kui te olete selle inimese juures, siis see mõjutab. Ma pean tegelikult abi saama, jah, ma ei oskagi nii hästi kui ja tegelikult ärevus ka mõjutab tulemusi ja seega anname õigustuse ka sellele alaväärtustavale hoiakule selle poolest. Kuidas stereotüübid mõjuvad meie otsuseid? Marales mainis ka seda, et vanus on väga oluline ja see on tõesti väga tugev stereotüüp. Mõtlemine. Mis vanuses muutuvad inimesed nüüd juba vanaks, mitte enam noored? Siin on tohutult palju uuringuid tehtud ja tohutu suur uuring oli viimane üle-euroopaline. Ja mis on siis selleks piiriks, kus inimene ei ole enam noor, vaid juba vana? 45 ja veel, kas kõrgemal või madalamal kui 45, madalamal 39 Euroopas arvatakse nii. Ja millal me saame siis keskealiseks või vanaks tegelikult, vaatame, et millal me muutume vanaks, mis vanuses? 65, 59 tegelikult. Jah, nii see on. Ja see on siis tunnetuslikul tasandil. Ja stereotüübid koonduvad või on seotud nende samadel sedelite külge, mida me inimestele omistame. Ja tõesti, inimeste liike on väga palju. Mida teie näete sellel pildil? Koera, jah. Keegi näeb midagi muud ka veel. Tegin seda testi ka ühe teise auditooriumiga. Mõned nägid koera ja mõned ei näinud ja mõned kolleegid ütlesid, loomulikult pead sa koera nägema seal. Ja kui me räägime, siin ei ole tegelikult mingisugust koju seal ja 2 asja on see, mida me juhuvalikud tahame tegelikult alati leida mõtet mingisugusest pildist. Ja teiseks see, et ma ju ütlesin sulle, et siin tuleb näha seda. Ja siin on juba tegelikult niisugune väga lihtsa näitega tõestatud see, mida praimimise all psühholoogias aru saadakse või kruntimise all, mis annab meile mõttesuuna kätte. Me teadvustamata juba tegutseme ilma, et saame aru, et meiega on manipuleeritud. Kui me vaatame näiteks üks kandidaat oli 2 grupile öeldud, ühele grupile öeldud, et kohtuge selle kandidaadiga ja hinnake teda ja teisele öeldi sama inimesega kohtudes, et kohtuge oma vanuriga kandidaadiga ja tooge oma hinnang tagasi.
ja see grupp, kellele öeldi, et kohtuge vananeva kandidaadiga, need liikusid palju aeglasemalt kohtumisele kui esimene grupp. Ja siin on tegelikult see praimimise või kruntimise fenomen jälle, kus teadvustamata tegutsetakse assotsiatsioonide põhjal. Ja siin on tõepoolest teadvustamata vanur, siis siin peab olema aeglane liikumine, aeglane rääkimine ja kõik muud. Ja nii väga vähesed naised juhtivatel kohtadel. Nendel on 4 niisugune liidri või eestvedaja kriteeriumid. Otsustamine, teostamine, drive ja inspiratsioon. Initsiatiiv ja Jedi. See on akronüümiks, ingliskeelseks akronüümiks iga sõna esimeseks täheks. Ja seda liidreid hakati kutsumagi siis Jedi jaoks. Kas mina olen Jedi? Kas sina oled ka selline superliider? Ja sellegipoolest, et kui lähed pensionile paari aasta pärast, et mida see siis tähendab veel? Ja mida siis, kes saaks asendada seda siis pensionile minekut ja saada sama edukat liidrit. Siin on tegelikult samamoodi selle praimimisega tegemised. Ja võib-olla üks oluline asi on selle juures, et kui inimene peab ennast Jediks, siis ta loob endast sellise pildi, mis vastab kõige parimale, mis on sama hea kui mehe pilt samas sedasi. Ja loomulikult öeldakse ka, et näiteks on ka naistähesõdalasi, kuigi nad ainult ei filmides see suurt ei näidata. Seega psühholoogid Itaalias ütlesid, et kui kellelegi öeldakse, sa oled düsleksik, siis mõtleme palju negatiivsemalt sellest inimesest, palju halvemini, kui öelda lihtsalt, et sellel inimesel on düsleksia füsioloogiline häire ja diabeetiku sildiga on täpselt samamoodi. Et siin, kui palju uurimusi juba näitavad, et keel soodustab või vähendab seda eelarvamuslikkust. Ja kui me vaatame seda jalgpallimeeskonna, keda mina toetan, ja see on Aston Villa jalgpallimeeskond. Ja siin on kohe reaktsioon meie suursaadikult. Nendel ei lähe päris hästi praegu. Aga me vaatame 1982. aasta meistrivõistlusi, siis oli Birmingham City. Ja me olime samas Birminghamis Ühendkuningriigis ja nende jalgpalliväljuk oli lihtsalt 4 miili eemal. Ja mina tean, et Birmingham City fännid peaksid tegelikult olema samalaadsed inimesed, kui meie jalgpalliklubi tootavad. Ma tean intellektuaalselt ja emotsionaalselt, ma tean, et meie meeskond on parem kui nemad, meie ka ja minu lapsed ja minu pere ka parem kui need asi. Ja need 2 gruppi siis, kes minu ümber on fännideks, need on nagu minu rühma paremad. Ja teised on nagu viletsamad grupid ja midagi väga huvitav asi juhtub. Et kui sellised 2 gruppi tunnetavad üksteist või vaatavad üksteist, siis me näeme ka grupis indiviide ja arvestame indiviidide tasandil erinevust, kuid grupi tasandil mitte. Ja kui me vaatame, millised on need panused, mida erinevad grupid on millega välja tulnud ja selline üleüldine siseringi liikmete hinnang annab meile võimaluse ka oma eelarvamused kinnitada selleks. Näiteks Birmingham City fännid on kõik samad, britid on ka samad, ameeriklased on kõik samasugused, prantslased samasugused ja me võtame, kuigi indiviidide tasandil on seal need tohutud erinevused. Aga
me kanname enda selliseid väärtusi, mäletame paremini negatiivseid hinnanguid ja see võib olla meeskondade töös ka tohutu suure mõjuga selline psühholoogiline niisugune teadvustamata. Kari rääkis sellest kaasamisest ennem, et kas meie meeskonnas ei ole mitte seda, et mõningad meeskonnaliiged kuulame parema meelega, kui pööran tähelepanu kellelegi rohkem kui samas meeskonnas teisele ja võib-olla ka jagan seda, millised on need positiivsed ja negatiivsed indiviidide siseringi liikmete vahelised hoiakud. Ja kui ma olen näiteks mingisuguse valdkonna juht, siis ma võin endale öelda, et minu meeskonnas on inimesed, kes minu arvates on väga pädevad ja parem kui teised ja kui on näiteks raske probleemiga või ülesandega tegemist, siis ma lähen tegelikult nende inimeste juurde, keda ma pean pädevamaks. Ma ei pea tegelikult 3 kuud närviline olema, et mõelda, et ma ei anna nendele, kui ma annaksin nendele, kes ei ole nii head, siis ma peaksin 3 kuud ärevalt ootama. Ja teie mõtlete, et mul on tegelikult eelistused, et mul on lemmikud selles meeskonnas. Aga meeskonnas, kui meeskonnas on selline arvamus, et juhil on lemmikud, siis kogu tootlikkus, kogu motivatsioon ja efektiivsus väheneb selles meeskonnas. Ja kui me vaatasime ka seda, millest meie suursaadik rääkis, et millised eelised on just kaasava hoiaku puhul. 85% gruppides, kus inimesed, kui grupis 85% inimesi tunnevad ennast kaasatuna, siis on kogu tulemus palju parem. 85% inimesi, kes tunnevad, et need on kaasatud, siis igas grupis 85% kaasamist on tohutus suured ja paremad tulemused. Ka muidugi psühholoogiline niisugune heaolutunne on palju kõrgem. Seega ma olen vastupidavam ja seega meeskonnad suudavad tervikuna üksteist oma siseliikmeid toetada ja julgemalt käituda. Seega on ka vead välistatud rohkem. Kui 85% on positiivne arv, siis 50% on juba negatiivne. Näiteks 50%, kes on gei või lesbiad, et nemad ei suudagi nii hästi töötada. Näiteks 50% meeskonnas etnilisi vähemusi meeskonnas juba ka vähendavad juba seda efektiivsust ja tõusi ja tööd, mida tavaliselt mehed teevad ja tegelikult seal töötavad naised, siis arvatakse ja näiteks pooled naised lahkusid sealt, sellest meeskonnast. Sellepärast, et uuringud näitavad, et 50% naised on oma tehniliselt erialadelt lahkunud, sellepärast, et neid alahinnati. Ja näiteks, kui on pereprobleemid, siis ainult 8% naistest lahkuvad tehnilistest erialadelt. Seega me näeme siin kaasamisel on tõesti väga tähtis roll. Kuidas me näeme inimesed, kuidas me hindame, millised on meie prioriteedid hindamisel, samuti seda kruntimine või praimimine ja nii edasi. Mida me saaksime teha? Pöörame peegli enda kätte. Mida me siis saame ära teha, et sellist olukorda ei oleks? Kõigepealt peaks peeglisse vaatama, et mida me peaksime muutma, et oma eelarvamustest lahti saada. Nii lihtne on ju teisi süüdistada, aga tegelikult mida on vaja teha ja me üritame seda inimestele selgeks teha, on muutused algavad ikka kõigepealt sinust. Ära katsu muuta teisi enda ümber, muuda ennast, muuda oma hoiakuid, muuda oma eelarvamusi. Ainult siis on edasiminek võimalik. Ja sellest peab olema teadlik.
kõigepealt teeme endale selgeks, analüüsime ennast, millised hoiakud, eelarvamused meil on. Ja siin on võimalik tegelikult läbi viia ka teatud katseid või teste. Tuntud on ta psühholoogias kui IAT lühendid, siis IAT test. See on nagu selline implitsiitsete assotsiatsioonide test. Lühend tuleb siis inglisekeelsetest sõnadest. Ja mina tegin selle testi läbi 13 aastat tagasi, kui ma üldse hakkasin selle valdkonna vastu huvi tundma. Nii et test on tegelikult reageerimise kiiruse peale, et sulle näidatakse hästi palju erinevaid kujundeid ekraanil ja sa pead hästi kiiresti reageerima, mis sa sellest asjast arvad. Ja kui sa oled liiga aeglane, siis sul tulemust lihtsalt ei tulegi. Ja esimene test, mille ma läbi tegin, seal olid näiteks Aasia ja valge taustaga inimeste portreed ja siis ma pidin kiiresti nagu hindama, kellega on tegemist. Ja just oligi, et näidati mulle hästi kiiresti, et kes on nagu Aasia päritoluga, kes on ja mina siis pidin nagu märkima üles. Ma olen ettevalmistuselt psühholoog, tegemist on teadusega, see teadus põhineb statistikal, tõendusmaterjalidel nagu kõik teised, nii et ma peaksin olema vaba stereotüüpsusest ja sellistest põhjendamata järelduste tegemisest, teiste inimeste üle põhjendamatult otsustamisest, aga ikkagi ma ei saanud läbi. Nii et siis see IAT test või implitsiitsete assotsiatsioonide test minu jaoks ma ei saanud hakkama. Ja tegelikult ma olin ise ka šokeeritud, et ma ei suutnud seda testi läbida. Arvestades siis oma ette valmistust. Ma mõtlesin, okei, teinekord proovin, teen kiiremini ja tulemus oli jälle sama. Mõtlesin, et teen veel kord, siis võib-olla seal mingi 5 punkti võrra suutsin oma skoorid parandada. 3 korda järjest tegin testi, sain ikka samasuguse tulemuse ja kui ma siis sealt lahkusin, ma mõtlesin, et see test ei kõlba ka mitte kuskile. Sest ma olin niivõrd meendunud, et ma olen eelarvamuste vaba, ma olen teadusliku lähenemise toetaja ja ei tee analüüsimata otsuseid. Meil on Põhja-Inglismaal üks stuudio, kus me teeme DVD-sid, seal on 7 näitlejad, keda me oleme kaasanud ja tuli lõunapaus. Mina võtsin oma võileiva ja istusin ühe näitleja kõrvale. Ja niipea, kui ma olin maha istunud, ma märkasin, et kogu selles ruumis oli tema ainukene inimene, kellel oli ka Aasia taust. Nii et täiesti alateadlikult olin ma valinud just nimelt selle inimese kõrvale istuma minemise. Ja mul isegi ei tulnud mõttessegi pähe, et ma oleksin selles ruumis suundunud kuskile teise suunda. See oli täiesti ebateadlik otsustus. Ja vaat see on see, millest me räägime siin, kui me räägime sellistest implitsiitsetest assotsiatsioonidest, mis inimesest tekivad. Ja see puudutab kõiki meie otsuseid, mida me teeme ja neid, mida me oleme varem teinud. Ma pidin kahjuks tõesti ka ise tunnistama, et on olemas teatud mustrid, mida inimesed järgivad. Ja see tähendab seda, et ma olin kuidagi rohkem soosiva suhtumisega mõnede isikute suhtes ja tulenevalt sellest, et mul olid eelnevad hoiakud välja kujunenud. Selle asemel, et anda kellegile teisele võimalus minuga tuttavamaks lähemalt saada või endale võimalus kellegiga tutvuda, juhtisid minu tegevusi tegelikult niisugused hoiakud ja eelarvamused. See oli tõesti minu jaoks šokk, see ei olnud väga meeldiv tõdemus. Ja mida ma sellest siis tegelikult pidin järeldama, et ma ei ole sugugi parem teistest või ma ei erine teistest tänu sellele, et ma olen nagu teadlik nende probleemide olemasolust või olen vastava ettevalmistuse saanud. See ei muuda mind, minul on eelarvamused nii nagu kõikidel teistel. No, hiljem olen veel teinud neid IAT teste ja ma peaks ütlema, et see on üsna ebameeldiv tunne. Ka minu abikaasa on neid teinud ja me oleme sellel teemal ka rääkinud ja kunagi siin möödunud nädalal oli vist üks teleshow, mida me kodus jälgisime koos ja hakkasime nagu sellest rääkima ja järsku tabasime, et midagi meie vestluses oli tegelikult, ütleme, ebaõiglane, et see ei ole õige, kuidas me nendest inimestest räägime, keda me kuulasime, keda me rääkisime, et see sisuliselt näitas meie nagu kitsarinnalisust või kuidagi selles hoiakutes kinni olemist. Ja ma arvan, et esimene samm, mida me kõik peaksime astuma, ongi just nimelt see iseenda suhtes äärmiselt kriitiline olemine.
aga see puudutab ka näiteks oma meeskondade, oma töökaaslaste või ütleme kollektiivi analüüsi. Kas me alati kaasame kõiki inimesi võrdselt vestlusesse, aruteludesse? Kas me anname kõigile võimaluse suu lahti teha? Kas me kõigile anname võimaluse kas või koosolekul osaleda? Ja kas me tegelikult ei sule nagu mõnes mõttes nagu seda ringi kõikide ees kinni või umbes nii, et ei, see inimene meie meeskonda ei sobi või kuidagi. Ja võib-olla kui me mingisugust küsimust peame lahendama, siis me isegi tajume, et näiteks ootamatult mingisuguses küsimuses, mis tundus meile väga maskuliinne, naiste arvamus aitab meid edasi või vastupidi. Ja tihtipeale need otsused, keda kaasata meeskonda, tuginevad sellistel personaalsetel omadustel. Ja me teame, et viimase 100 aasta jooksul on toimunud väga suur muutus inimeste soodumuste osas. Me jagame inimesi ju ekstravertideks ja introvertideks ja me arvasime, et sellised ekstravertid on nagu sobivamad inimesed juhtivatele kohtadele. Aga see ei tarvitse alati niimoodi olla. Sellepärast, et introvert on niisugune inimene, kes võib-olla rohkem mõtleb, kui teeb. Ja me arvasime, et juht on midagi niisugust, kes peab olema väga kiire oma reageeringutes. Aga tegelikult me näeme, et viimasel ajal on tõesti või ütleme senini on soositud nagu neid ekstravertide, aga tegelikult me peaksime rohkem suutma tähelepanu pöörata inimestele, introvertidele on see omadus võib-olla natukene paremini arenenud. Ja asjad on tõesti iseenesest tunduvalt lihtsamad, kui me nad iseenda jaoks teeme. Kui me näiteks viime läbi intervjuusid, kui me tahame ja meie eesmärk on sellele töökohale leida võimalikult parim kandidaat, siis no ma juba ütlesin et õiglane valik on meie eesmärk. Aga kui me selle õiglase valiku nagu elimineerime kohe algusest peale, ei lasegi inimestele nagu ennast näidata tänu sellele, et me langetame liiga ennatlikke otsuseid. Nüüd, see tegelikult sõltub meist kõigist. Juba kõik eelkõnelejad on öelnud, et Eesti on igavesti tubli ja väga palju on saavutatud, aga väljakutsed on ka siin ja väljakutsed on seotud just nimelt inimeste ja inimeste hindamisega seotud. Kuidas me siis jõuame nii kaugele, et me kõik julgeksime või suudame võtta vastutuse oma otsustuste eest? Ma ei saa ju kedagi süüdistada sellepärast, et tal eelarvamus, olles just teile selgeks teinud, et meil kõigil on eelarvamus, siis on midagi niisugust, millest me ei pääse juba olemuslikult. Aga me ei peaks kritiseerima neid mitte sellepärast, et ühel või teisel on sellised või teistsugused eelarvamused, vaid pigemini sellepärast, et need eelarvamused takistavad neil tegemast ühte või teist asja ja võib-olla siis ratsionaalsemalt või mõistlikumalt tegutsemast. 6 partnerit, kes langetasid otsuseid, keda edutada, keda mitte ühes firmas. Ja siis selgus, et oli üks isik, ta vastas kõikidele kriteeriumidele, mis olid esitatud ja 5 nendest firma juhtidest otsustas, et teda ei saa edutada. Ja kui siis see 6 ütles, et aga miks ta ju vastab kõikidele kriteeriumidele, siis ülejäänud 5 ütlesid, et ta on liiga ülekaaluline, liiga tüse inimene. Ja tõesti, tegemist on äärmiselt suure isikuga. Ja kui tal õnnestuks, ma ei tea, 5-6 naela maha võtta, palju see kilodes on, siis see tähendab tema jaoks ikka väga-väga palju kaalukaotust. Huvitav, kas see tõesti tähendab, et kui ta järgmine aasta nüüd tuleb tagasi juba olles siis kaalus kaotanud, aga ega siis oskused ei ole selle võrra suurenenud. Kas tal siis oleks nagu võimalik edeneda oma karjääriredelil? Ja täpselt samasugused hoiakud tegelikult on ka naiste edutamises ja see inimene, keda siis ei edutatud sellepärast, et ta oli liiga ülekaaluline, siis ta tegelikult võttis selle väljakutse vastu ja tõepoolest otsustas, et ma näitan teile, ma tõestan teile. Ja need eelarvamused, mis on olemas,
me märkame erinevusi, aga see, kuidas me neid tõlgendame, see ei sõltugi väga palju meist, see on pigemini meie, ütleme, inimlikus olemuses kinni, see, et me oleme kinni nendes stereotüüpides, mis on tekkinud, aga sellest hoolimata on võimalik selles olukorras midagi ära teha ja ma ütlesin, et see esimene samm, mida me saame kõik teha, on see, analüüsime iseennast, analüüsime oma meeskonda, analüüsime oma kollektiivi, kas me suudame üle olla nendest eelarvamustest, mis meil kõigil paratamatult on. Ja kas me oleme võimelised arutlema sellistel teemadel oma organisatsioonis. Ja viimasena tahan näidata slaidi, kus ma olen siis välja toonud, kui olulised on erinevused. 2 raamatut on sel teemal kirjutatud. Ja nüüd Ühendkuningriigis Walesis on ametlikud sildid 2 keeles, inglisekeelsena ja kohalikus keeles. Inglisekeelne tekst ütleb, et raskeveokitele sissesõit keelatud ainult elanikele, aga allpool on tekst allpool kõmri keeles ja see ütleb, et mind ei ole hetkel büroos, ma tegelen teie küsimusega, kui ma tulen tagasi. Ja see silt saadete Inglismaale tõlkimiseks ja see teemeister, kes vastutas siltide eest, võttis ühendust tõlkebürooga ja palus tõlget, et tõlkida raskeveokitele sissesõit keelatud ainult elanikele ja talle saadeti siis tõlge, mis oli umbes nii, et hetkel ei viibi ma büroos, tegelen teie küsimusega hiljem. Ja mingisuguse eksituse tõttu läks ta siis sinna sildile. See oli automaatvastajalt, sai ta sellise vastuse ja see teedemeister arvas, et see oli tõlge, kui ta palus tõlget ja automaatvastaja vastas talle. Nii et see on üks väga niisugune õnnetu juhus, see, mis otsuseid me langetame ilma analüüsimata. Aitäh! Okay. So now we have some time for küsimuste aeg ja üritan vahendada neid küsimusi. Palun tõstke käsi, kui te tahate küsimust esitada või kommenteerida või muud. Mikrofon tuuakse teie juurde selliselt, et tõlgid saaksid ka tõlkida. Tahtsin ekstravertide ja introvertide kohta küsida. Kindlasti on selliseid töökohti, kus introverdid teevad tööd näiteks televisioonis või showdel, kus tegelikult, et mis te arvate, kus saab inimene paremini hakkama? Kus ma saaksin teada, et äkki ma olen parim seda tööd tegema, aga võib-olla ma peaksin veel midagi tegema. Kui me räägime siis introvertidest ja ekstravertidest, siis me peame tegelikult jälgima inimeste käitumist, mitte nende isiksust. Kui teil on vaja kedagi, kes käituks ekstravertselt, see ei tähenda seda, et meil peaks selleks tööks olema kindlasti ka ekstravertne inimtüüp. Sest introverdid saavad ka seda teha, sest pärast seda, kui nad on oma tööd teinud, kui nende käitumine võimaldab sellist ampluaad, siis on see okei. Aga automaatselt mõtleme me tegelikult selliselt, et introverdid ja ekstraverdid on
kaks erinevat liiki. Me peame tegelikult aru saama selle juures, et kui saate introverdi näiteks mingisuguse presentatsiooni jaoks, kus kliendil on vaja midagi promoda ja ta teeb selle ära edukalt ja ta on saanud kaasava auditooriumi ja teeb seda hästi, siis ilmselt kui see show on üle, siis introverdid tahavad omaette olla tavaliselt. Nad võtavad tassi kohvi või loevad mingit raamatut või tahavad üksindust pärast seda. Seega me ei peaks automaatselt hindama seda või mõtlema selliselt, et introverdid ei saa ekstravertset tööd teha. Aga näiteks taastumine toimub muidugi vastavalt oma tüübile. Ja näiteks, et lähme võtame ühe napsu ja kui te ütlesite seda introverdile pärast mingisugust ülesande tehtamist, siis introverdil saate ilmselt vastuse, et ma lähen pigemalt magama. Ja te ütlesite, et tavaliselt oodatakse eestvedajalt juhilt, et ta oleks ekstravert. Aga ma tean ka, et uurimistöö ütlevad seda, et isegi introverdid on veel paremad juhid ja liidrid kui ekstraverdid, aga ikkagi on see sama niisugune prevaleeriv arvamus selles, et ekstraverdid on paremad. Ja minu järgmine küsimus ongi, milline on tegelikult mitmekesisuse juhtimise ja kaasava juhtimisviisi juurus? Kuidas on siis niisugune muundatav või muutuv eestvedamine, et seda laadi mitmekesisuse keskkonnas oodatakse juhtidelt palju rohkemat. Mitmekesisus on siin tähtsam mõte. Millised muutuseid oodatakse teie arvates just sellises keskkonnas juhtidelt? Ja loomulikult teatud valdkondades on muutused nähtavamad ja vajalikumad. Kuid kahjuks ma arvan, et me ei rääkinud sellest täpsemalt, kuidas me oma meeskondi juhime, et me peaksime millist protsenti seda laadi inimesi on selles grupis vaja või millist numbrid ja nii edasi, et me ei rääkinud sellest täpselt. Mitmekesisus tavaliselt mitmekesisusest mõistetakse niisuguse esindatavuse mõttes rohkem. Mitmekesisus ja kaasamine on kaks eri asja. Üsna tihti pannakse nad kokku terves Euroopas. Me näeme üsna palju mitmekesisust Euroopas, kuid kaasamist palju vähem. Ja miks te kaevate näiteks? Meil on üsna palju naisi juhtivatel positsioonidel, millega te rahul ei ole. Näiteks siin on üsna palju nendel eelarvamustel oma roll. Ja näiteks ka siin ruumis praegu, siin on enamus ju naised ja väga vähe mehi. Ja kui te oleksite teadnud, et niivõrd palju naisi on sellises ruumis, kas oleks siis ka sama laadi teemasid käsitleda? Ei, ma oleksin tegelikult hoopis midagi muud teinud ja võib-olla andnud. Need naised, kui ma rääkisin näiteks siseringist ja välisringist, siis ma olin üllatunud, kui palju naisi noogutas minuga kaasa, et kui palju seda tunnetust on olemas siin praegu auditooriumisel. Ja kui palju on just vanuselisi ja soolisi niisuguseid eelarvamusi ja hinnanguid kohe. Ja näiteks mehed ei noogutanud kaasa, nad ei olnud niivõrd palju kaasatud selle teema puhul, kui näiteks naised olid. Ja ma usun, et kui me saame konkreetsemaid niisugused numbrilised väljendunud ka uurimistöödelles, et siis võib-olla saaksime nagu täpsemalt rääkida sellest, aga praegu meil neid numbrid ei ole, nii et me ei saa täpsemalt rääkida. Siin on vaja palju laiemalt pilti näha. Me oleme rääkinud Eestis üsna palju, et kui palju on see töövõimetusreformi mõju
ühiskonnas, et aga kui organisatsiooni samal ajal ei muudeta, siis kogu see reform kukub läbi, sellepärast et need inimesed, keda see reform puudutab, nad ei tunne, et nad on kaasatud selle ja inimesed ka laiemas pingis mõtlevad, et ikkagi need, kellel on erivajadused, need ei suuda nii hästi hakkama saada, kui tavaliselt oleme. Siin on see oht, millega me peame arvestama kõik. Veel küsimusi? Tahan selle sama parkimise testi juurde tagasi tulla. Küsimus. Kas on siin ka mingisugust retsepti selle kohta, kuidas motiveerida inimesi paremini, et nad ei takerduks oma hirmudes ja saaksid harjutada seda parimat sooritust? Kas seda saab näost näkku teha või grupiviisiliselt või kuidas seda teha üldse? Seal, kus stereotüübid on väga tugevad, näiteks, et naised ei oska ei autot juhtida ega parkida ja nii edasi. Kui sellised stereotüübid on liiga tugevad ja kus kohal nad on liiga tugevad ja naised teavad, et selline stereotüüp eksisteerib ja nende sooritus väheneb selles suhtes. Et töökohal selliseid asju, kuidas ületada neid takistusi on üsna palju. Näiteks üks nendest, lihtsalt mõelda veidi tagasi. Siin on Bandura, suurepärane psühholoog. Ta on lihtsalt võrratu. Ta on 80 aastane umbes. Ja tema räägib sellest enesekindluse tugevdamisest, et lihtsalt mainida ja tuletada meelde neid asju, mida ta on väga hästi teinud inimene. Ja mul on tegelikult väga selge arusaam, et ma tegin midagi väga hästi ja kui mulle seda meelde tuletatakse ja kui tegelikult kahtled oma võimes, siis on võimalik lihtsalt leida ja toetav inimene, kes jälgib, mida inimene teeb näiteks. Ma vaatan, kuidas sina pargid. Ma küsin paar küsimust selle kohta, kuidas sina hästi oskad parkida. Ja teine pool selle asjas on, mis oma enda peas toimub, või see on tegelikult kolmas asi. Ma kinnitan endale, ma suudan seda teha, ma saan hakkama ja sellega seda võib harjutada. Siin on üsna palju mitmesuguseid niisuguseid tehnikaid, niisuguseid võtteid, kuidas on võimalik teha. Kõigepealt vaatan, järgin teisi inimesi, kuidas nad hästi hakkama saavad, siis kinnitan seda mõtet enda peas ja enese usku, et ma saan sellega hakkama ja siis üks minu sugulastest paar aastat tagasi esitas avalduse ühe töö saamiseks ja talle anti niisugune võimekuse test või psühholoogiline test ja siis, et tema ei tahtnud tegelikult selliseid teste teha, sellepärast miks sa mõtled, sellepärast et need, kes on etnilise vähemuse hulgas, ei tee neid teste hästi ja ma kukun läbi, sellepärast ma ei taha teha neid. Mõtlesin, et ära mine siis kohale, et milles küsimus üldse. Et kui sa nagu nii läbi kukud, siis pole üldse mõtet taodelda seda tööd ja kohale minna. Ja kui sul on juba selline hoiak, siis kukud tingimata läbi. Ja me pidime tegelikult kõiki neid positiivseid asju. Ta muidugi tegi selle testi ära, aga ta kukkus sellel intervjuul läbi. Aga see oli küllaltki hea niisugune näite, kus on võimalik ennast lihtsalt rääkida spetsiifilisse situatsiooni sisse, selleks, et ma suudan seda teha, ma võin seda teha ja nii edasi. Need olid 4 asja, mida ma tahtsin sellele küsimusele vaadata. Ühesõnaga vaata minevikust, mida sa hästi oled teinud. Vaata, kuidas keegi teine saab sellega hästi. Kolmandaks, ütle endale, sisenda endale, ma saan sellega hakkama. Questions? Veel küsimusi? Võib-olla ma küsin ise siis. Mis on teie arvamus kvootide kohta? Siin te ütlesite, et see arvude ja statistika põhjal lähenemine pole alati õigustatud, aga kvoodid kui sellised. Meil siin Eestis ka arutletakse teemal, kas kvoodid, sookvoodid on ikka õigustatud, on see hea või mitte.
inimesed kuidagi moodi arvavad, et ei peaks niimoodi olema, et see ei peaks olema aktsepteeritav mõõde. Kuidas teie seda asja näete? Ma kohe hetke pärast vastan ka sellele küsimusele, aga tahtsin rääkida ka sellest, kuidas me koos oma abikaasaga soopõhisest diskrimineerimisest kirjutasime raamatut. Ja möödunud aastal osalesin ühel konverentsil, toimus see Ühendkuningriigis, see oli ärikonverents. Ja istusime samamoodi nagu meiegi siin praegu. Ja siis üks väga kogenud advokaat, jurist minu kõrval ütles, et 20% advokaadibüroodest on naised. No umbes 20% on naised. Me tegime endale eesmärgi, et 20% see meid rahundab ja nii jääb. Ja me arvame, et see on õige number. Mina ütlesin selle peale, aga teate, minu arvates õige oleks 50%. Ja miks? Aga sellepärast, et ja kusjuures see on väga levinud arvamus, et naised ja mehed on erinevad. Ja mina ja minu abikaasa, kes on ka psühholoog, me tegime oma uurimistöö ja tegelikult see on vist nüüd kõige vastuolulisem asi, mida ma kunagi öelnud olen. Et mehed ja naised tegelikult on ühesugused, et siin ei ole nii suuri erinevusi ja variatsioone, nagu me arvame. Ja tegemist on pigemini strateegiatel, mis me oleme enda jaoks välja töötanud, et kvoote on meil vaja selle jaoks, et tagada see mitmekesisus, kuna mehed ja naised on erinevad. Aga oma olemuselt seda erinevust ei ole. Ja see on jälle üks nendest asjadest, mida me arvame, et me näeme. Me teame, et see erinevus on seal ja siis sellepärast me seda ka näeme. Ja sellepärast siis nagu iseloomustataksegi mehi kui paremaid, sobivamaid isiksusi juhi kohtadele, sest nad on niisuguse enese kehtestava loomusega võrreldes naistega ja nad on agressiivsemad ja nii edasi. Aga täpselt samamoodi me võime kirjeldada ju meesterahvast ja naisterahvast, võttes arvesse kõik need negatiivsed ja positiivsed oskused ja omadused, mis tegelikult selle stereotüübi ongi loonud. Ja esimesed stereotüübid, mida üldse inimene omandab, need tunduvadki olema vist soolised stereotüübid. 18-kuused imikud. Juba siis hakatakse nagu neid kohtlema erinevalt ja muidugi asi läheb veelgi tugevamaks siis, kui tuleb juba keel mängu ja niimoodi need tekivadki. Me teame, missugused on mehed, me teame, missugused on naised, me teame, missugused on prantslased, me teame, missugused on need ja need grupid. Aga nüüd tagasi tulles teie küsimuse juurde. Minu arvates iseenesest on hea asi, kui inimesed seavad endale eesmärgid, isegi kui need on numbrilised. Aga teisest küljest see on lühiajaline lahendus, sest kui te olete nüüd seadnud eesmärgi, et naistele näiteks niisugune kvoot ja te olete selle saavutanud, siis pärast seda hakkavad teie tulemused jälle langevad. Mis pärast? Sellepärast, et neid väga suuri oodatud tulemusi ei järgnenud ja inimesed on rahul, täitsime eesmärgi, kõik on nii, nagu peab olema. Aga see eesmärk iseenesest ei ole mitte ainukene asi, mille nimel me seda ju teeme. Ja siia juurde veel psühholoogilisest aspektist, siin on väga palju erinevaid uuringuid läbi viidud. 25 aastat tagasi juba öeldi, et inimesed, kes peaksid nagu võitma sellest, et seatakse mingid kvoodid, et hõlbustada nende tulekut tööturule või ettevõttesse, nemad on tegelikult kaotajad. Ja see tähendab seda, et kui varem oleks seda isikut võib-olla edutatud tema isiku ja tõeliste omaduste, ütleme töö omaduste põhjal, siis nüüd tehakse seda selle põhjendusega, et ta on naisterahvas ja ta peaks õigustama kvooti. Ja see lükkab nagu selle fookuse õige asja pealt ära. Nii et rääkides kvootidest ja eesmärkidest, mis on seatud, Inglismaal on see suur teema, praegu räägitakse, et 25% juhtkondadest ja nõukogude liikmetest peaksid olema naised. See on nüüd see ametlikult aktsepteeritud kvoot praegu ja peaks selle saavutama
alustasime vist 12%-st. Ja no 25% üle ettevõttel ei ole ju tegelikult väga võimatu. Aga nüüd kõik meie organisatsioonid, kõik firmad, ettevõtted vaatavad, kuidas saaks selle 25% kätte ja sinna peale jäädakse. Keegi ei mõtle enam sellele, et võiks ju ka edasi liikuda, võiks ka olla 30% näiteks midagi niukest. Aga alati tuuakse selles kontekstis näiteks Norrat. Norras on seatud 40% kvoot naistele ja 10 aasta jooksul on see 40% saavutatud. 10 aastat tagasi oli juhtivatel kohtadel 9%. 10 aasta pärast endiselt 9%. Nii et tegelikult Norras võib-olla tõesti seal kuskil juhtkondades, võib-olla nõukogudes ja ütleme tipptasemel see tõesti, see protsent näitab, aga see tähendab seda, et teistel tasemetel see number on alla läinud. Nii et mõnes mõttes kvootidele liiga suurt tähelepanu osutades me tekitame nagu sellise häma selle asja ümber, mida me tahame saavutada. Aga praegu hetkel jah, tundub olema see prevalveeriv mõte, et meil peavad tegevuses olema eesmärgid. Aitäh ettekande eest. Ma tahaksin küsida, kas te võiksite visandada näiteks, mis on sellise asja mõju, kui töötaja on sunnitud osa oma identiteedist nagu salajas hoidma. Ma pean silmas siin näiteks seksuaalset orientatsiooni. Kas ta sellisel juhul on terviklik isik ja mida tuleks siis tööandja seisukohast teha, et seda töökeskkonda muuta nii, et see töötaja tunneks ennast seal teretulnuna just sellisena, nagu ta tegelikult on? Nagu ma siin varem juba ütlesin, uuringu tulemused näitavad, et 50% gei ja lesbi kogukonnast tõesti varjavad seda ja siis tegelikkuses tähendab see seda, et nad peavad kogu aeg nagu kontrollima, mida ja kuidas nad teevad, ütlevad ja see tekitab tohutu suure stressi inimesele. Ja loomulikult on sellel ka niisugune psühholoogiline mõju, et sa nagu tegutsed nagu mingisugust sordiini all kogu aeg. Ja hiljuti meil oli üks klient, kes oli lesbi ja ta ütles, et ta peab olema äärmiselt tähelepanelik, kuidas ta väljendub ja kuidas ta veetis näiteks oma nädalavahetuse. Sellepärast, et kui sellest jutust või vestlusest tuleb nagu välja, et ta tegelikult veetis nädalavahetuse oma partneriga, kes on naisterahvas, et siis kohe nagu ta nagu reedab või tekitab mingisuguse teistsuguse õhkkonna selles vestluses. Ja minu jaoks kui öeldakse tema, no inglise keeles siin tuleb nagu see lingvistiline moment ka mängu, et asesõna võib olla kas meessoost või naissoost. Nii et see asesõna valik tihtipeale nagu viitab juba millelegi, mida sa võib-olla ei tahaks avaldada. Aga jah, ma aktsepteerin seda tõesti, et indiviidile, üksikisikule võib see tohutu suur pinge olla. Aga siin on tänapäeval ju pakutakse ka võimalusi näiteks, et on sellise personaalse treeningu võimalused, treener, kes sind aitab nagu vabaneda sellest pingest, et sa nagu ei tunneks, et sa kogu aeg pead kontrollima oma ütlusi ja juttu. Ja see mõnes mõttes muudab nagu inimest ka avatumaks. Organisatsioonid saavad päris palju ära teha. Hiljuti näiteks ühes pangas, kui selle organisatsiooni juht liitus selle, ütleme, võrgustikuga, kus suhtlevad siis erinevad orientatsiooniga inimesed, see muutis kohe ka õhkkonda organisatsioonis. Ja seda ei teinud ta mitte sellest, et tal oli ka endal selline orientatsioon, vaid ta tundis siirast huvi, et mismoodi sellised inimesed tunnevad ennast ja kuidas nad mõtlevad. Kui teie grupis keegi ütleme, et teie meeskonnas hetkel ei ole ühtegi gei ega lesbi esindajat ja keegi viskab mingi nalja
selle grupi esindajate suhtes. Kuidas te käitute? Ma tuletan veel kord meelde, selles grupis, kus see nali sai tehtud, ei ole ühtegi sellise orientatsiooniga inimest. Mismoodi teie käituksite olles ise selles grupis? Kas te naerate kaasa? Ja küsimus ongi nüüd selles, et me ju ei tea, kas on või ei ole. Me eeldame seda. Ja võib-olla isegi on, aga nad ei ole seda avalikustanud. Ja jällegi uuringutele tuginedes, kui ühes meeskonnas või rühmas on gei või lesbi esindaja, kelle kohta inimesed seda ei tea, ja siis tehakse mingisugune vaenulik nali, siis see tegelikult surub seda inimest veelgi rohkem nagu isolatsiooni või üksindusse, kui selline avalik, kõigile teada olev eelarvamus. Et need on sellised arvamused, mis me eeldame, et me jagame ja sellepärast me võimegi selliseid nalju teha, et meie hulgas praegu neid inimesi ei ole. Aga kust me teame? Kunagi ei tea. Ei saa eeldada, et kõik mõtlevad samamoodi kui meie. Kas ma suutsin teile mingisugusegi vastuse anda? Viimastel aastatel on olnud rohkem fookust LGBT esindajatele ja siin on ka tuntud inimesi, kes on nagu kapist välja tulnud ja teinud sellega väga positiivse sammu, positiivse näite ühiskonnale ja nii edasi. Järgmine küsimus. Pigemini kommentaar ja lühike küsimus. Nüüd need väljakutsed ja selliste halvustavate kommentaaride suhtes hoiak. Kas teil on mingi efektiivne või universaalne, no võib-olla mitte universaalne, aga vähemasti hästi toimiv strateegia, kuidas näiteks käituda sellises situatsioonis, kui keegi teeb negatiivse märkuse või kommentaari? No üks tasand on see, kui on lihtsalt rääkida mingi lugu, räägite oma meeskonnale, jällegi oma kogemustest tean, keegi rääkis, et niimoodi oli. Et no, te räägite mingi oma loo nii-öelda, nagu seda atmosfääri siis nagu tasandada või? Et selle loo rääkimisega te võib-olla nagu ka räägite rohkem iseenda väärtustest, et on ka võimalik teistmoodi mõelda või piisab teinekord lihtsalt remargist, et minu arvates ei ole see naljakas või midagi niisugust. Ja no näiteks kas või umbes selline remark, et aga mõtle nüüd, kui sinu oma tütar oleks samasuguse orientatsiooniga, kas aga siis arvaksid, et see on nali või aga teisel tasemel näiteks on võimalik öelda, et teate, ma tean, et te mõtlesite seda naljana, aga see nali ei toimi. Mulle ei meeldi niisugused naljad. Ja siis lähete jutuga edasi. Tähendab, ei pea olema agressiivne, ei pea kohe vastanduma, ei pea kohe hakkama nagu ümber lükkama või nii et see konfrontatsioon võib-olla ei tuleks kuidagimoodi kasuks. Aga huvitav on see, et ükskõik mismoodi me ka reageeriks, mis annab meile märku ka teise võimaluse asjadele suhtuda, see viib meid edasi. Mina arvan, et meil ei ole Eestis väga palju selliseid ettevõtteid, kus oleks väga head ja hästi toimivaid mehhanisme, mis selliste kaasuste puhul aitaksid. Nii et selles mõttes oma ettevõtetes, oma organisatsioonides tasuks tõesti mõelda, kas teil on oma strateegia või midagi niisugust, et kui näiteks keegi teie töötajatest tunneb, et temaga on midagi taolist juhtunud või keegi on loonud organisatsioonis sellise negatiivse atmosfääri tema ümber või tema kohta, siis kas on olemas näiteks niisugune isik, kelle poole saaks pöörduda või mingisugune tugiisik või kas või näiteks selle ärarääkimise võimalus. See on väga tähtis, et see oleks organisatsioonis olemas, just nimelt see formaalne mehhanism. Kas on veel küsimusi? In the middle.
Monika Karu Eesti Turismiametist. Aitäh selle esitluse eest. Ma sain tõesti väga palju häid ideid, kuidas seda teemat edasi arendada oma organisatsioonis. Olen just hotellide ja majutusettevõtete sektoris tööl ja see teema on viimastel aastatel kerkinud esile tihti just teenuste kvaliteedi lõikes. Ja minu küsimus on, et kas teil on uuringu tulemuse või saaksite paari sõnaga valgustada seda valdkonda? Nimelt, kas keskkond ja suhted organisatsiooni sees annavad külastajatele niisuguse peegeldussõnumi? Kas ma väljendusin piisavalt selgelt? Mitte päris otseselt, kuid kaudselt ja võib ka see peegeldusefekt puududa, aga me teame, et teenindajate hulgas on motiveerituse tase erinev. Neid on, kes rohkem motiveeritud ja nii edasi. Ja see on väga selge, palju selgem seos sellele, et kes on motiveeritud head kvaliteetset teenust panema ja nii edasi. Ja muidugi kaasamine on siin veel palju tähtsam asi selle juures. Aga meie võtame praegu võtame juba järgmise tasandi, et kas selle kohta on ka uuringuid olnud, et kuidas see peegeldus külastajatel on. Ja seoseid on, kuid konkreetselt kaudsemad. Aga veel ei ole tehtud konkreetselt seda laadi uuringuid. Siin on küll niisuguseid juhtumianalüüse korraldatud, et kui näiteks organisatsiooni kultuur või teenusepakkujate või teenindajate hulgas on ksenofoobiat või mingit muud, see on tavaliselt selline, et kui organisatsiooni sees juba tunnetatakse, siis kindlasti on ka klientidega suhtlemisel sellist käitumist märgata, kuid uuringud on konkreetselt näiteks tehtud Rootsis arstide hulgas ja nad leidsid, et ja siin on seesama IAT ka testiga tegemist, et rassikuuluvuse on üpris olulise tähtsusega. Näiteks tumedanahaline arst soovitab sama nahavärviga patsiendile parimat võimalust, kuid teise nahavärviga ei pruugi see toimida. Et selline tulemus oli ühel uuringul. Ja seda laadi asju on võimalik näha ka näiteks Ühendkuningriigis. Kui näiteks naine üritab autot osta, siis minu naisega juhtus see, kuid see oli varemalt. Me läksime autot ostma ja vaatasime, et tema tahtis ühte autot osta. Mina tegelikult ei tea üldse autodest mitte midagi ja ma ei oska eriti hästi parkida isegi. Aga müüjad hakkasid minuga rääkima. Mina ei tea autodest mitte midagi. Nad rääkisid meile karburaatoritest ja hobujõududest ja nii edasi. Mul pole aimugi, mida nad tahavad rookida. Ja tema lihtsalt, naine otsustas, et lähme minema siit. Ja siis mina just mõtlesin, et kuidas seesama auto müüa sai lihtsalt selliselt käituda ja kogu selle võimaliku raha, mis auto eest saada, lihtsalt lasta ära jalutada, küsimata, kes ostab. Eestis oli meil üks konsultatsioon, treening või seminar selliselt. Ja üks naine rääkis just täpselt samasuguse loo. Ta läks automüüja juurde, tal oli raha kaasas
sularaha, et autot osta, aga mitte keegi ei hakanud temaga üldse rääkima, ei suhelnud temaga, keegi polnud huvitatud temast, sellepärast et see vana naine tuleb siia küll ja tema ei ole kindlasti selleks siin, et autot osta ja nii edasi, ja seega kaotas ka see automüügikoht või firma sellise kliendi, kellel oli tegelikult raha kõik olemas. Ja see tähendab, et sinu profiit jalutab uksest välja uuesti. Ma arvan, et meil on veel aega üheks küsimuseks või isegi 2 küsimuseks. Märkasin, et täna rääkisite põhiliselt soolisest stereotüüpidest ja lesbidest ja geidest, aga kas teil on ka niisuguseid näiteid või kogemusi nende inimeste kohta, kes on erivajadustega, puuetega inimesed töökohtadel? Kuidas, minu küsimus oleks võib-olla keskendunud, kuidas muuta ühiskonna suhtumist sellistesse inimeste, kes tahavad tööle minna. Meil on tõesti väga tundlikud probleemid siin käsil. Rohkem isegi kui gei ja lesbia probleemidega. Need on tegelikult haavatud inimesed, kellel on erivajadus. Nendel on tõesti palju raskusi selleks, et üldse tööd leida. Mida te saaksite selle teema kohta öelda, näiteks Ühendkuningriigi kogemuse põhjal? Kui palju aastaid võtab selliste probleemide parandamisega aega? Kindlasti ei ole meil ka kõik korras Ühendkuningriigis sellega. Näiteks 3 aastat tagasi oli meil Londoni paralümpial 2012 ja paralümpial oli osalejad ja auditoorium ütlesid, et tegelikult seesama paraolümpia aitab, loodeti, et suured muutused hakkavad toimuma ühiskonnas, kuid nüüd saame juba öelda, et mitte midagi ei muutunud. Inimeste hoiakud, negatiivsed hoiakud erivajadustega ja puuetega inimeste kohta on niivõrd sügavalt juurdunud, et muutusi on väga raske esile kutsuda. Ja probleem ja kõige suurem viga on meie või probleem on meie enda hoiakutes, et puuetega inimesed ei saa töökohtadel hästi hakkama. Ja seesama hoiak, mõtteviis või mõtlemine ongi takistuseks. Ja mida näiteks personalijuhid värbamisel saavad teha ära? Et kui nad endalt küsiksid, et kuidas puudega inimene saaks seda tööd ära teha, see viis, kuidas see küsimus, kuidas seda esitatakse juba seda küsimus, siis juba negatiivne vastus on olemas, aga kui me saame seda küsimust muuta veidi, et mida saame meie teha, et see inimene, puudega inimene saaks selle tööga hakkama, see oleks juba suur samm edasi. Siin on väga lihtsad asjad. Just sõnastuse küsimuse sõnastamine suudab juhtida meid teistsugusele tulemusele ja samuti et ühesõnaga selle asemel, et süüdistada puudega inimest, me paneme selle vastutuse endale, mida saame meie teha, et siin oleks positiivne tulemus. Seega me saame loova mõtlemisega ja ümber sõnastamisega asju muuta. Siin üsna vähe oleks vaja võib-olla erinevatel juhtudel neid muutusi, mida me peaksime ise ette võtma ja ära tegema selleks, et oleks midagi. Näiteks autismiga, Aspergerlusega on teised probleemid. Jälle näiteks Aspergerite puhul peab olema kõik täpselt oma koha peal väga korrektselt ja kui näiteks organisatsioonis, kus Aspergerid töötasid, otsustasid nad muutsid nad vaiba põrandalt ja muster oli teine ja see inimene, kellel oli Aspergeri sündroom, läks endast välja. Sattus segadusse, kuigi kõigile meeldisid uued vaibad ja nii edasi. Ja siis me mõtlesime, et mida me nüüd teeme, sest me ostsime juba uued vaibad ära ja me ei saa tegelikult
seda uuesti edasi. Ja siis ütlesime selle Aspergerile, kuule, et muuda oma laua asendit ja siis seesama jooned vaiba peal vastavad sellele, mis on. Ja selle liigutusega saime me rahuliku olukorra luua jälle. Seega me peame olema rahulikult, loovalt mõtlema seda ja iseenda rolli selles nägema palju lähemalt, mida saaksime meie teha, et jälle olukord oleks normaalsem. Kui Stephen Cross oleks siin olnud, need, kes olid Londoni paralümpia organiseerimise eest vastutav, siis tema tõi väga häid näiteid ja üks, mida nad pidid tegema, et nendel olid niisugused konkreetsed intervjuud või viitasid konkreetsetele intervjuudega püüatega inimestele paralümpial osaltada. See tähendab, et kui inimesel on puue, et siis peab muutma intervjueerimise korda ja sisu selleks, et oleks garanteeritud intervjuuga tegemist. Aitäh nende huvitavate mõtete eest ja mitmekesisuse. Meil on mitmekesisuse kokkuleppi Eestis ja meil on 52 liiget seal juba, enamus nendest on ettevõtjad, kuid ka avalikud asutused ja te pakkusite juba mõningat nõu. Kuid mida konkreetselt võiksite soovitada meie liikmetele, et mida teha? Meil on erinevad konverentsid ja räägime nendest diskrimineerimisest ja stereotüüpidest ja eelarvamustest ja paljudest asjadest, kuid teie, kes te saate, räägite rohkem nendest väärtustest rohkem ja me ka üritame sellest aru saama, et kui me oleme juba väärtustest mõõtnud, mida edasi teha siin? Ärge peatuge, on minu soovitus. See ei ole mingisugune lõppfaasiga tegevuse töö ja ma arvan, et need inimesed, kes siia on praegu kogunenud, teevad kõik suurepärast tööd ja mis toimub 5-6 aasta pärast, kui teie liigutab edasi erinevatele teistele tööaladele, mis toimuvad nendes organisatsioonides ja teie kolleegides, mida te olete, siia tulevad uued inimesed ja loomulikult seesama laienemine toimub. Kuid mis te peaksite kindlustama seda, et sellel protsessil on jätk ja järg ja see on jätkusuutlik tegevus ja seega arenete ka ise edasi. Ja kui teie organisatsioonides peaks muutused esile tulema, siin järgmine peadirektor, järgmine tegevjuht ja nii edasi, et seda laadi ideed liiguksid edasi pidevalt. Kuid kahjuks näiteks soolise erisuse teemal on minu kogemus selline, et siin on väga tihti sedasi samm edasi, samm tagasi ja mis toimub? Et see toimus 80ndatel aastatel näiteks, et me peame tegelikult palju rohkem tähelepanu pöörama ja nii edasi soolise võrdse õiguse tagamisele ja nii edasi ja nüüd pühime higi ja arvame, et lahendasime selle asja, et me peame nüüd juba midagi muud ette võtma, aga sellegipoolest on meie sooline ebavõrdsuse näitavad numbrid ikka veel kohutavad ja nii edasi, ja ma usun, et seda laadi käitumine, inimlik käitumine on küllaltki iseloomulik. Näiteks need naised, kes Ühendkuningriigis on juhtivatel kohtadel, need numbrid vähenevad viimastel aastatel. Ja läinud sellele tasandile tagasi, mis oli 2002-2003 praegu ja nii edasi. Seega on siis selline siksakiline muutumine, et näiteks samm edasi, samm tagasi, üles, alla ja iga kord, kui me läheme seal läheme edasi, siis me õnnitleme ennast, aga samas kukub see jälle. Kõige tähtsam kogu selle asja juures on see jätkusuutlikkus, see progress, mida me oma arust teeme, peaks olema ehtne progress, sellepärast et praegu sel momendil on meil
meil niisugune tendents, et antud momendil me ei keskendu enam niisuguse soolise ebavõrdsuse küsimustele. Meil on nagu muud küsimused pinnal, kuid rõhutan, jätkusuutlikkus on tähtis. Kahjuks on meie aeg nüüd läbi. Tahan tänada. Now I'm very happy to tell you that Lõunasöök on ootamas Merineitsi restoranis. Kui te lähete mööda, siis te leiate selle üles ja ootame kõiki tagasi siia kella 9, kui me kuuleme sellest, kuidas Hispaanias mitmekesisusega on tegeletud. Hispaanias olukord on ja samuti on siis arutelu selle kohta, et saame veel rohkem arutada seda, kuidas siis praktiliselt selle teemaga tegeleda. Aga seniks head lõunatamist ja kell 1